mina olen jälle Tairi ja nüüd me vaatame siis sellise maskisüsteemi kasutamist, millega varustades te ei pea hingeldama, vaid saate siis korralikult oma rütmis ilusti hingata ja mõelda ka taimekaitsetööde peale. Selleks on mul seljas siis juba kombinatsioon ja kummikud on jalas ja siin on siis täismask, katab siis silmnägu, kindad on meil olemas ja siis on siin automaatne õhujuhtivussüsteem, mis annab meile siis täpselt nii palju õhku hingamiseks maski all, kui meil tarvis on. Ja selle süsteemiga käivad kaasas kindlasti filtrid. Filtrid on meil siis jällegi korralikult pakendisse pakendatud. Nii üks filter käib siis ühte pesasse. Keerame selle tugevasti kinni. Ja teine filter käib teise pesasse tugevasti kinni. Kuna see süsteem käib vöö kohale, siis vöökoha rihma laiust saate reguleerida. Oleks hea, kui see rihm ei oleks teil väga pingul, samas ei tohiks olla ka väga lõdvalt. Nii et eelnevalt saate siis proovida enne seda, kui te olete selle süsteemi kokku pannud, et kuidas selle tundub. Et kas oleks vaja veel pingutada? No minul on see täitsa korralik siis praegu, et ta väga ei rihu, aga samas ta ka väga sisse ei sooni. Nii et see täitsa siis sobib. Praegu olen veendunud, et see toimib. Ja nüüd näitan teile siis ära, et see süsteemi kokkupanek käib niimoodi, et keeratakse siis see respiraator ilusti siia külge. Ja nüüd siis panen ma ennast lõplikult ilusti riidesse. Tulen siia ette poole. Siis oleks kõik ilusti näha. Keelanud meil vöö kohale. Vaatan jällegi järgi, et ei oleks mingit keerdu kuskil sees. Sellepärast, et keeru olemasolu tekitab jällegi ebamugavusi. Ma võin mitut moodi teha, ma võin selle vooliku keerata siia täismaski otsa, kui ta mul on peas. Aga see on küllaltki tülikas tegevus, nii et ma keeran selle vooliku, siis ühendan täismaskiga enne seda, kui ma selle täismaski pähe panen. Keeran ilusti kinni. Nüüd jällegi proovin selle maski niimoodi pähe panna, et juuksed jäävad ka maski sisse. Ja nüüd ma hakkan jällegi pingutama. Ja nüüd lülitan siis selle süsteemi siin sisse.